salvestuse ja palun, Siim. Ja aitäh, tere! Näe, punane nupuke läkski põlema, nii et nüüd oleme salvestamas. Mina tere olen siis Siim Rohtla, Kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik. Ma olen ise ühe teise ehk siis praegu käimas oleva era- ja kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajate kriisiabivooru koordinaator ja mul paluti siis paar sõna täna sissejuhatuseks siin öelda infotunni alguses. Esmalt ma isikliku noodina tänan teid kõiki, et te olete selle täiesti unenäoliselt keerulise aasta üle elanud ja endiselt toimetate. Ma väga loodan, et see taotlusvoor, millest me täna räägime, aitab teil kui elamust pakkuvatel asutustel ja konverentsikohtadel kriis üle elada ja võimaldab teil hoida töökohti ja keskkondi välja ehitada. Nii aitab sektoril ka tervikuna võimalikult sujuvalt taas avaneda, sest varsti me oleme kõik ju tagasi ja tahame teie tööst ja tegevusest jälle osa saada. Nii et jõudu teile kõigile. Aga täna kõne all oleva vooru puhul on tegemist siis koroonaviiruse mõistagi levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorralise abiga elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele. Toetuse eesmärk on selle valdkonna tegijate jätkusuutlikkuse tagamine ja vooru eelarve maht on päris korralik 1,5 miljonit eurot. Kes võivad taotlejaks olla? Selleks on siis eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud riigi asutatud sihtasutused ja igaks juhuks toonitan ka, et siia alla siis ei käi ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on võimalus toetust saada Töötukassa palgameetmest. Ja see toetus on ette nähtud siis tõesti neile, kes piirangutest on otseselt mõjutatud. Hästi lühidalt veel siis ka toetussumma arvutamisest. See arvutatakse seekord siis sellise meetodiga, et võetakse aluseks teie 2019. aastal teenitud 2,5 kuu keskmine käive ja ülempiiriga siis 150 000 eurot taotleja kohta. Täpne summa arvutatakse välja siis RTK kolleegide poolt vastavalt teie finantsdokumentidele ja see tähendab seda, et taotluse esitamine on tehtud nii lihtsaks, et te ise ei peagi midagi arvutama ega midagi küsima, vaid see siis arvutatakse teie eest välja. Ja juhul, kui nende välja arvutatud vajaduste summa on suurem kui meetme eelarve, siis toetuse lõplik summa leitakse proportsionaalse vähendamise põhimõttel, nagu ka paljudel muudel kriisiabivoorudel puhul see on olnud. Võt. Ja see on, ma arvan, minu poolt praegu kõik. Ma ise pean umbes poole ajal ühele teisele koosolekule edasi lippama virtuaalselt, nii et praegu ma annan hea meelega siis sõna RTK kolleegidele. Aitäh! Võib-olla remargi korrast tehniliselt korraldusest, et küsimused julgelt võib siis on ju chatti ja siin ka jooksvalt on juba vastatakse. Kui soovite videos küsida, siis on Zoomis on käe tõstmise funktsioon olemas siin all, et kasutame seda ja siis anname sõna ja see inimene, kes oskab sellele küsimusele vastata, siis oskab. Aga Urve. Nii, aitäh. Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt, kes nüüd taotlusi hakkab vastu võtma ja toetust määrama, oleme teinud mõned slaidid, et panen nad ekraanile, saate siis natukene näen vaeva ja ei näe praegu. On ometigi avatud. Nii. Huvitav, et ma ei...
Nii, nüüd peaks nägema. Kas on nähtav? On. Laseks suuremaks ka. Ma pean vist enne allalaadimist. Nii. Kust ma seda saaks? Ma ei näe üldse. Mul ongi nii, et ma ei lähe allapoole. Mul tule vaata, ma ei näe. Palun vabandust, natukene sebime, kuna mul on siin midagi ees. Mul on siin midagi ees. Pildid on ees. Kui ma õigesti mäletan, siis F5 peaks tegema suureks kohe pildiga. Vaatame. Ei õnnestu, aga no. Proovi sealt ülevalt, kui see slideshow nuppu vajutada ja siis sealt peaks alust algama küll. Ma vaatan kohe uuesti. Mitte kadus mul hoopis ära. Panid praegu selle akna kinni, mida sa jagada tahtsid? Võta siit slideshow. Ma võtan enne, laadin alla või ülesse. No, nüüd olen nii hädas, palun vabandust, väga halvasti. Ei ole hullu. Aga ta ikkagi mul oleks vaja enne näidata. Kas te praegu pilti näete? Ei näe. Ei näe, võt ongi see, et nüüd enam ei näe. Aga võime operatiivsuse huvides see, mis seal varem oli. Pane sina, ole hea. Ärge palun seda näidake üks hetk kohe. Me panime sinna 2 täiendust. Palun vabandust, et ühiskettalt. Vaata, kas sa saad laadida. Ja. Enne oli meil avatud, aga nüüd. Ma pean ta enne tegema selleks suureks, ma ka just. Jah. Ma arvan, et liigume selle lahendusega edasi. Ma arvan, et see... Ma usun ka, et me saame sellega hakkama, külje peal las olla. Nii. Aga ma usun ka, et me saame hakkama. Meil on siin, ma ei tea, ekraan väike, aga... Paremas nurgas on noontega ikoon, üks täitsa paremas nurgas üks ikoon. Päris paremal. Ja, nüüd sai. Aitäh. Põhimõtteliselt loeks ette korra selle hirmus pika määruse pealkirja, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele. Et see on nüüd niisugune pikk pealkiri ja kui hiljem siit slaidist edasi vaatame, siis tegelikult kasutame natukene lühemaid pealkirju. Et meie tänased teemad siis Siim juba rääkis natukene määruse vajadusest ja üldisest sisust ja nüüd, kui ma slaididega veel edasi lähen, siis kindlasti ootame häid kommentaare elamuskeskuste ja konverentsipaikade kohta. Kati Kikas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist on meile neid andmas. Siis räägime ka taotlejatele veel enamatest nõuetest, mis siis Siim juba natukene tutvustas ja ka toetuse maksmisest võib-olla mõne lausega enamat. Ja siis minu töökaaslane Tea Tassa tutvustab siis taotluskeskkonda
ja ka tutvustab taotlusvormi, mis on meie kodulehel üleval ja on soovitus, kui hakkate seda taotlust täitma e-toetuse keskkonnas, siis selle võiks isegi ette võtta, sest ei ole midagi salata, see taotluskeskkond on struktuurifondide jaoks tehtud, aga ta on teile tehtud ülimalt lihtsaks. Peaaegu ongi nii, nagu Siim ütles, et ega väga täita ei ole vaja, on ise genereeruvad väljad või on siis tegelikult juba palju ette täidetud. Ja siin on ka nüüd tegelikult 4 niisugust olulist linki esimesel slaidil siis e-toetuse keskkond, mis ka muidugi tähendab seda, et need kõik info, mis siin esimese 3 punkti all on toodud, on ka meie kodulehel ja ka Kultuuriministeeriumi kodulehel, et selle info sealt kätte saate. Siis taotlusvoor on avatud esmaspäevast kuni siis 28. maini ja kella 17-ni. Et igal juhul abistame väga, et saaksime ja et teie saaksite oma toetuse taotlused sisestatud. Nüüd kõige olulisem teema on meil, kes saab olla taotleja. Taotleja peaks siis olema, nii nagu Siim juba ka ütles, Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud siis riigi asutatud sihtasutus. Ja ta saab olla siis kas elamuskeskuse pidaja või siis hoone valdaja, kelle põhitegevusala on MTAK-i koodi järgi 9041 konverentsikeskus. Ja siis peaks olema oluline tingimus ka veel täidetud, et taotleja tegevus on Vabariigi Valitsuse korralduse COVID-haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud mõistes on toodud siis nende piirangute tõttu on täielikult peatunud või on osaliselt siis piiratud alates siis 11. märtsist. Ja sellel korraldusel on oluline siis vaadata punkti 20.14 ja selle alapunkti 5 ja 6. Aga nüüd ma palun, Kati, teilt elamuskeskuse selgitusi ja kohe päris pikka selgitust, kuna meile tundub, et selle abi taotlemisel ongi kõige keerulisem kindlaks teha nii teil kui ka meil, kes on ikka elamuskeskuse pidaja ja mis see elamuskeskus endast tegelikult siis ikkagi sisaldab. Ega minu poolt. Ja, aitäh. Kas mind on kuulda? On, aitäh. Tere veel kord. Mina olen siis Majandusministeeriumi turisminõunik ja proovin siis ka aidata natuke nende sihtgruppide selgitamisega seda teemat rohkem avada. Et võtamegi siis eraldi need 2 sihtgruppi kohe ette, et alustades elamuskeskusest, siis elamuskeskuse mõiste on tegelikult kaunis lai ja võib tõesti küsimusi tekitada. Selle toetusmeetme kontekstis me käsitleme elamuskeskuste pidajatena selliseid ettevõtjaid asutusi, kes siis pakuvad tasulise sissepääsu alusel siseruumis püsivas asukohas elamusteenust, mille eesmärgiks on siis kas teaduslik, hariduslik või meelelahutuslik eesmärk. Ja täiendavad tingimused on ka sellised, et sellest elamusteenusest on siis ka üldsus teavitatud ja see on ka olnud avalikkusele kättesaadav. Väga pikk ja lai mõiste, aga kui niimoodi seda kuidagi kokkuvõtlikult mõne sõnaga nimetada, siis eelkõige oleme me siin selle all silmas pidanud erinevaid turismiattraktsioone, seiklusparke, igasuguseid siseekspositsioonidega meelelahutuskeskusi. Siia tulevad sisse ka erinevad bowlingusaalid, mängutoad, et see ring ettevõtjaid, kes meelelahutuslikku sisu pakuvad, on tegelikult üsna lai. Mida me ei ole selle elamuskeskuse ehk selle atraktsiooni all silmas pidanud, on koolitustegevuse pakkujad ehk et need ettevõtjad, kelle põhisisuks on ikkagist
pakkuda erinevaid kursuseid, koolitusprogramme, et nemad ei ole meil ikkagi elamusteenuse pakkujad. Samamoodi me ei käsitle elamusteenuse pakkujatena ka transpordivahenditel asuvaid, ütleme siis mingisuguseid mängutube, muid elamusteenusi, mida nende, ütleme, laevadel, bussidel võidakse pakkuda, et need ei ole siia hõlmatud. Nagu eespool on juba ära öeldud, et siis tegemist on siis siseruumis asuva elamuskeskusega ehk et need ettevõtjad, kelle arvestatav osa sellest, ütleme, kogu see põhiteenus pakutakse nagu väljas, need kahjuks ei ole nüüd hõlmatud. Samas on hõlmatud need ettevõtjad, kelle see püsiekspositsioon või see püsitegevus on ikkagi siseruumides sees, aga osa tegevusi saab viia läbi ka väljas, et sellised ettevõtjad on ikkagi selle siseruumi mõistega hõlmatud. Püsiva asukohana eeldame siis ikkagi seda, et mingi hoone rajatise ehitis on kindla koha peal ehk näiteks liikuvad kivolid või mingid sellised ümberpaigaldatavad ekspositsioonid, et neid me ei käsitle siin püsivas asukohas olevana. Eeldame seda, et elamuskeskus on siis kas siis aastaringi või kogu tema tegutsemisperioodi vältel, ütleme, kui see periood on hooajaline, siis sellel hooajal on avalikkusele avatud ja sinna on võimalik siis kõigil tulla ja siis neid hinnakirjastatud teenuseid tarbida. Tasuline peab olema siis kas sissepääs sellesse elamuskeskusse või seal osutatavad teenused. Teenused võivad olla ka kättesaadavad broneerimise alusel, aga tähtis on see, et neid saab kasutada ka ilma eelbroneerimiseta. Juhul, kui on seal vaba ruumi, siis peaks need külastajad saama sinna tulla ja neid elamusteenuseid tarbida. See oleks nüüd lühidalt mul selle elamuskeskuse kirjelduse kohta, et kui on küsimusi, võib kohe ka julgelt vahele küsida või kirjutada, et siis püüan vastata kirjalikult. Aga et vahepeal lähen edasi selle nüüd konverentsikeskuse sihtgrupi kirjeldamisega. Tegemist on siis selliste ettevõtjatega, kelle põhitegevusalaks on siis teatri, kontserti või konverentside või teiste selliste ürituste korraldamiseks mõeldud hoonete käitamine. Ehk me ei vaata siin nende hoonete omanikke, vaid tegelikult neid ettevõtjaid, kes neid hooneid valdavad, arusaadavatel põhjustel nende piirangute tõttu ei ole saanud tegelikult väga suurt osa neid kas konverentse või muid üritusi korraldada, mistõttu need ettevõtjad on sattunud ka löögi alla ja kuna nende hoonete valdamisega kaasneb ka arvestatavad püsikulud, et siis see on see koht nüüd, kus riik saab ka nagu selliste hoonete valdajaid aidata ja toetada. Siin on tegelikult hästi vähe eeltingimusi selleks, et saada toetust taotleda, et siin peab olema ainult see õige EMTA-kood, millele Urve siin juba viitas ja teine tingimus see, et see tegevusala on ka ettevõtja põhitegevusala. Ehk et kui tegemist on juba kõrvaltegevusalaga, siis kahjuks siit meetmest nüüd toetust ei saa. Ma arvan, et sellise terviklikus huvides oleks tegelikult väga hea välja tuua ka seda, et sarnased, et tegelikult eksisteerib veel mitu erinevat toetusprogrammi, kuhu need samad ettevõtjad ka ühel või teisel moel saavad kandideerida, eeldusel veel, et voor on lahti. Et elamusteenuste pakkujatel on täiendavalt järgmisel nädalal avanemas EAS-i poolne turismitoetusmeede, millest saavad siis taotleda toetust sellised turismiteenuste pakkujad, kes on EAS-i Visit Estonia andmebaasis elamusteenuse pakkujana registreeritud. Et nendel ettevõttel tekib tegelikult võimalus valida siis kas toetust siit või sealt EAS-ist, sõltuvalt sellest, et mis tingimused siis neile nagu paremini sobivad või kuhu nad siis täpsemini kvalifitseeruvad. Et turismiteenuse pakkuja voor avatakse 18.
mail ja sinna saab taotlusi esitada kuni 27. maini. Et palun jälgige ka siis EAS-i poolset jooksvat infot. Samamoodi nüüd need osad elamuskeskused, kuna tegelikult ka muuseumid ju mingil määral me saame lugeda, et nad on ikkagist ka elamusteenuse pakkujad, et siis muuseumide jaoks on siis Kultuuriministeeriumil eraldi erakultuurikorraldajate voor ja ma saan aru, et seal on teil juba taotlemine enam-vähem lõppemas, et me oleme eeldanud, et ikkagist muuseumid kandideerivad siis sellesse teise erakultuurikorraldajate vooru ja see siinne elamuskeskuste taotlusvoor on pigem suunatud juba siis nendele elamusteenuste pakkujatele, kelle teenuse põhisisuks on siiski selline meelelahutusliku poole pakkumine. Ja konverentsikeskuste osas ma nimetaks ka ära selle, et järgmisest nädalast EAS-i avatav see turismitoetusvoor pakub siis toetust nendele sündmuste endi korraldajatele. Nii et hoonete valdajad on siis nüüd selle tänase infotunni raames käsitletava meetmega kaetud ja nende sündmuste endi korraldajad saavad juba EAS-ist turismitoetust. Loodan, et ma ei läinud liiga pikaks, aga et ehk see on selline oluline info siiski, mis võiks olla ka ära nimetatud. Et praegu minu poolt kõik. Väga hea, aitäh, Kati. Ja kui nüüd lindistus saab ka üles, saab veel üle kuulata ja meie ja kindlasti Kultuuriministeeriumi kodulehel on ka viide määruse seletuskirjale. Ka seal on küllalt pikalt lahti kirjutatud, kes on elamuskeskus ja ka hoone valdaja kohta, kes on konverentsikeskuse hoone valdaja. Et sealt võib ka veel juurde lugeda. Aga siis vaatame edasi järgmisi tingimusi. Nüüd oluline muidugi, et taotleda siis saab see ettevõtja, kes ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ja tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus. Ta ei ole maksujõuetu, lähtavalt siis bilansist vara ei kata kohustusi, seda ettevõtjad ise teavad. Tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või need on taotluse esitamise hetkeks ajatatud ja siis taotlemise esitamise hetkel on see seis. Ja tal ei ole siis majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga, need peaksid olema kõik esitatud ja majandusaasta aruannet, nagu kõik teavad, näeb äriregistrist ja maksudeklaratsioonide esitamist siis Maksu- ja Tolliametist. Ja kui nüüd toetuse andja on teinud taotleja kohta varasem toetuse tagasinõudmise otsuse, siis peaks olema ka see tagasinõutav osa siis tagasi makstud, et seda me saame siis ise oma süsteemidest kontrollida. Nüüd on olulised, mis ma tõesti tegin algse slaidiga väikese erisuse ja tegin ühe slaidi juurde, et tegelikult veel hästi oluline tingimus on taotleja puhul, et ta ei oleks raskustes, siis seisuga 31. detsember 2019 ja tegelikult tuleks siis vaadata tervet kontserni ja välja arvatud siis mikro- ja väikeettevõtja, kes võib olla siis raskustes ka juba enne 31. detsembrit 2019. Et selleks, et nüüd raskustes võib olla peale ja väikeettevõtted enne 2019, see on nüüd COVIDist tulenev riigiabi andmise erand. Ja tõin siia välja, ettevõtja on raskustes siis, kui tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega ta ei vasta pankrotimenetluse algatamise tingimustele, see ongi siis, ta ei ole makseraskustes. Ja siis lisaks on erinevatel gruppidel veel täiendavad tingimused, et suurettevõtjal on oma tingimused, keskmise suurusega ettevõtjal on põhimõtteliselt üks tingimus, mis on ka suurel, et 31. detsembri 2019 seisuga akumuleeritud kahjumi tõttu
ei tohi ta olla kaotanud üle poole oma märgitud osast või siis aktsiakapitalist. Ja see siis nüüd ei kehti alla 3 aasta vanustele ettevõtetele, et nendel me seda raskustes olemist ei vaata. Aga kui nüüd tegemist on kontserniga ja kontserni liikmetest tegelikult mõni on nüüd raskustes või mõni on vanem kui 3 aastat, siis tuleb vaadata ka taotlejat nende kriteeriumite järgi, mida siis mõni kontserni liige on. Ja väikeettevõtja siis põhimõtteliselt, et tal ei tohi olla makseraskusi, nagu mul eelnevalt siin kõikide kohta käivas punktis on toodud ja ta ei tohi olla saanud siis päästmisabi ega ümberkorraldusabi. Nüüd ma arvan, et see raskustes hindamine, kuna me oleme ettevõtjatele ka toetusi andnud varasemalt, on üks kõige niisugusem keerulisem teema, et tea räägib siis hiljem, kus te taotlusesta märgite ja me saame siis aidata oma nõndanimetatud kontrollitabelitega siis teie andmed üle, et seda kõike saab taotlemise käigus teha ja tegelikult meil on endal ka üks pisikene juhend, et mõtleme, võib-olla saab seda veel ka teie jaoks välja panna. Siis nüüd nagu enne oli juttu, et taotleja ei ole taotlenud või saanud siis toetust samal ajal mitmest COVID-i meetmest. Et seda on võimalik teil igalühel endal kontrollida, kui te lähete riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse ja vaatate oma antavat abi, et saate panna ettevõtte nime sisse ja sealt te näete ja sealt on kohe väga hästi näha, mida te vaatate ja missugust abi te vaatate, et meil taotleja juhendis on need kommentaarid olemas ka, missuguseid veergusid te sealt tabelist vaatate. Siis taotlusele on need 3 olulist nõuet, võib-olla ongi nüüd niisugused sisulised nõuded, ülejäänud on niisugused enam-vähem tehnilised, et see üks nõue on, et te peaksite kirjeldama siis, kuidas COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus on siis teie majandustegevusele või teie majandustegevust mõjutanud ja seal tõesti tuleks siis selgitusi anda, aga soovitus on ka see, et esimesel slaidil oli toodud see Vabariigi Valitsuse korraldus, et võtke see ka lahti ja saate siis viidata ka kas või kui olete kinni olnud teatud aeg, siis te saategi viidata sellele punktile ja te ei ole saanud tegelikult sellel perioodil majandustegevusega tegeleda. Siis on oluline, et te panete kirja ka taotluse elamuskeskuse nime, asukoha ja kes on selle pidaja ja konverentsikeskuse hoone asukoht, aadress ja hoone valdaja, kes siis tegeleb teatri, kontserdi, konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatava hoonete käitlusega. Seda me ise kontrollime ka kinnisturegistrist, et vaadake, kui te kirjutate, et need kodulehel ka ja mul siin üle laua ütleb, et oluline on ka kirja panna elamuskeskuste juures just, et pange oma kodulehekülg, kui teil see olemas on ja seal on kogu selle võib-olla püsiva asukoha ja teenuste ja hinnakirja kohta info olemas, et siis on hästi kiiresti võimalik taotlust menetleda. Siis toetuse suurus, nagu me siis ka ütlesime, et selle arvestuse aluseks on tegelikult suuremal jaol taotlejatest kindlasti 2019. aasta teenitud 2,5 kuu keskmine käive, kuid mitte rohkem siis 150 000 eurot taotleja kohta. Aga seda ütleme, et tolle käibe alusel siis nüüd tehakse otsus, kas antakse siis riigiabi või antakse vähese tähtsusega abi. Siin on nüüd veel selline kommentaar, et riigiabi andmisel on raskusi vaja kontrollida, vähese tähtsusega abi saab anda ka tegelikult siis raskustes olevale ettevõttele. Ja veel on oluline teada, et määrus ütleb väga selgelt, missugusest dokumendist ja mis ridadelt see käive võetakse ja käibenumbrid võetakse
siis kasumi aruandest kinnitatud ja kui on kohustus esitada äriregistrile aruanne, siis tuleb ta sealt tegelikult, peab ta seal olema ja siis mittetulundusühingute ja sihtasutuse käibe hulka siis arvestatakse kasumi aruande read tulud ettevõtlusest ja muud tulud. Ja äriühingute puhul siis käibe hulka loetakse kasumi aruande rida müügitulu. Ja veel on erisusi, et kui nüüd on ütleme majandusaasta aruandeperiood pikem, olete loodud näiteks 2019 lõpp ja teie olete esitanud deklaratsiooni 2019 kuni 2020 lõpp, siis arvestatakse vastavalt nendele kuudele siis käibe hulk. Ja veel tuleb arvestada nüüd, kui vähese tähtsusega abi antakse, et tegelikult siis seda ei saa anda rohkem kui 200 000 eurot, siis 3 aastat, see on, tuleks arvestada VTA akumuleerimisreeglitega ja seda te saate jällegi kontrollida ise, kui palju teile on tegelikult abi antud ja selle kontrolli tulemusena saate ka ise kindlaks teha, kas teil on võimalik abi siis saada. Siis nüüd toetuse maksmine, kui oleme taotlused vastu võtnud ja saame siis tõdeda, et taotlustega on kõik korras, rakendusüksuse või siis riigi tugiteenuste keskuse või toetuse andja mõistes on see taotlused ja taotleja vastavad tingimustele. Et see tähendab seda, et kõik on korras nii teie kui ka taotlusega, siis me otsemaid kohe veel otsust teha ei saa. Me teeme otsuse siis, kui kõik taotlused on vastu võetud. Me teeme selle otsuse peale taotlusvooru lõppu. Ja siis me saame teada, kui palju see taotletav summa kokku oli. Ja eelarve sellel meetmel, nagu Siim ka algul ütles, on 1,5 miljonit eurot. Ja kui nüüd taotlejaid on rohkem ja see summa ületab 1,5 miljonit, siis tegelikult antakse kõigile toetust, aga vähendatakse proportsionaalselt siis kõikide osa protsendi võrra, siis kui palju siis see kogu taotletav summa ületab selle meetme eelarve. Et igal juhul põhimõtteliselt, kui taotlejana vastate tingimustele ja taotluses on ka kõik vastav, siis toetust te saate. Veel on võib-olla oluline see, et toetust ei maksta, kui toetuse suurus on väiksem kui 500 eurot. Välja arvatud siis, kui toimub toetussumma proportsionaalne vähendamine, kui tegelikult 100% kõikidele maksta ei saa. Ja põhimõtteliselt võiks olla, kui me nüüd saame selle lõpliku summa teada ja kui on tegemist vähendamisega, siis vähendame ka ära ja siis me teeme toetuse eraldamise otsuse ja arvatavasti me teeme niisuguse massotsuse, et teie saate oma rea ja otsuse punktid, me paneme kõik need taotluskeskkonda ülesse ja vahetult peale seda me ise sisestame selle makse ja saate teie raha siis tegelikult oma arvele. Selleks on meile antud 10 päeva, aga nii palju aega see mitte mingil juhul ei võta. Nüüd on veel oluline siin rõhutada seda, et meil on riigiabiloa taotlus on sisse antud. Kui me anname teile riigiabi, siis me peame saama Euroopa Komisjonist riigiabiloa taotlusele heakskiidu ja seda me ootame. Aga loodame kõige paremat, võtame taotlused vastu ja loodame, et taotluste vastuvõtmise lõpuks saame ka selle riigiabi, et siis saame hästi kiiresti edasi minna ja toetused ka välja maksta. Meie poolt või minu poolt ongi aitäh, edasi räägib Tea, aga veel kord siia kokkuvõtteks. Taotluste sisestamisel on aega siis kuni 28. mai kella 17-ni. Tahan siin veel öelda, et kiirustada ei ole vaja. Vaadake oma tekstid valmis, arvutage ka oma summa valmis ja siis ühel hetkel tehke siis see taotluskeskkond lahti ja saate need lehed seal järjest tegelikult ära täita. Ja iga selle taotluse me suuname projekti koordinaatorile, kes siis vajadusel teiega suhtleb.
ja taotlussüsteemis on kontaktisiku sisestamise koht ja seal on vaja linnukene teha, et te soovite teavitusi oma e-postile. Et palun märkige see ära, siis te saate, kui meie teile kirjutame, siis te saate oma postkasti teate, et meie oleme teile kirjutanud. Ja kogu kirjavahetus käib ka selles taotlussüsteemis, et taotlussüsteemis on postkast. Kui te nüüd saate proovida 17. ja vaadata, siis te seda kõike ka näete sealt. Igal juhul meie nüüd toetuse andjana oleme teile abiks. Kui on küsimusi, püüame vastata. Kindlasti Kati aitab meid elamuskeskuse küsimuses selle arutamisel, kui me näiteks ei suuda kindlaks teha, kas tegemist on elamuskeskusega või mitte. Ja kui siis abi on vaja ka taotluse sisestamisel, siis koordinaator teisel pool arvutis ja teie teisel pool ja me sisestame selle taotluse ära. Et minu poolt on kõik, telefoninumber on ka siin, võite alati helistada ja nüüd Tea paneb slaidiprogrammi kinni ja tutvustab teile siis taotlusvormi. Me teeksime ka veel nii, nüüd chatis on palju küsimusi. Kui me jooksvalt küsida ei saa, me võtame need küsimused ette ja vastame neile, kes veel vastust ei ole saanud ja püüame panna kodulehele, nii nagu me paneme ka salvestuse. Hannus, see sobib arvatavasti? Ma arvan, et me saame ka siingi ilusasti vastatud. Et saab siin jooksvalt julgustan, et jooksvalt vastata nii chatti ja kindlasti lõpus saame ka teha küsimuste vastuste vooru veel. Aitäh! Tere kõikidele minu poolt. Kinni on. Ei, selle päris alt. Et mina olen Tea Tassa Riigi Tugiteenuste Keskusest. Vabandust, kas Ülle Ristimägi saate palun panna oma mikri kinni? Ma kahjuks ei ole siin moderaator, ma ei saa teid ise mutida, aga palun pange see kajate. Aitäh! Ja, mina olen Tea Tassa Riigi Tugiteenuste Keskusest, olen teenuse koordinaator ja olen siis aidanud siin ka korraldada seda taotlemist. Ja ma teeksin siinkohal nüüd lahti teile ekraani, jagan teie ekraani selle taotluse keskkonnaga. Kas on näha? Jah, väga hästi. Kui te lähete selle e-toetuste keskkonda, siis siin on siukene roheline nupuke, kui te logite sisse ID-kaardi või mobiili ID-ga, siis on siin selline nupuke nagu alusta taotlust. Ja kui te teete selle lahti, siis te valite siit otsite selle pealkirja. Covid. Nii, pandust. Märksõna saab. Jah. Covid. Mis veel see märksõna siin on siis? Numbrid annab 61.rv. Enne mul tuli täpselt, kui ma panin selle COVID, siis ta tuli täpselt see pealkirja, aga millegi pärast... See ei ole mitte vale rida praegu. Nime peal, mine ülemisest reast. Aga ma olen siin ju. Ei, see on projekti nimi. Ei ole. Projekti nime ei saa ju valida ripmenüüst. Kui ma valin, siin ma olen ikka ripmenüüst. Ei saagi kirjutada, et projekti nime peal olete praegu. Nii, õige on kõik, aga vaata, kas altpoolt leiad järsku veel lõpus kuskilt. Siin millegi pärast ta ei näita seda praegu. No igal juhul ta siit saate valida selle taotlusvooru. Miks ta praegu mul ei tule, seda ma ei oska ütelda. Aga siit ripmenüüst peate saama selle taotlusvooru valida ja siis täidate selle projekti nime
ja sellisel kujul, et panete äriregistris toodud taotleja nimi ja siis koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute toetus. Ja taotleja tüüp on siis juriidiline isik, siit ta juba siis annab valida, aga hetkel ta millegipärast mul tõrgub. Ja salvestate ja siis ta viib teid sinna sellisele lehele, kus on töölaud ja töölaual on teil taotlused. Ja minul on siin üks test tehtud Riigi Tugiteenuste Keskuse sellega ja ma teen siin sellise koha nagu avaandmed muutmiseks, kus te siis saate juba muuta neid andmeid. Ja kui siin on iga sellise rea taga on pandud küsimärgiga koht, mis on abiinfo ja soovitan teil, kui te ei tea, et mis ma nüüd siia kirjutama peaksin või ei saa aru, siis tehke see küsimärk lahti ja seal on kõik ära toodud, mis siis tuleb vastavale reale täita. Aga täitmist alustategi taotleja nimega ja kui te olete oma taotleja nime siia sellele reale kirjutanud, siis edasi need read, mis on registrikood, juriidiline vorm, telefon ja nii edasi, see tegelikult täitub kõik automaatselt. Käsitsi peate te siis kirjutama oma pangakonto numbri ja kindlasti tuleb teha linnuke sellesse kohta, et konto omanik, millele rakendusüksus teostab makseid, on ka maksesaajaks. Et siia tuleb kindlasti märkida linnukene, siis on kindel, et see jõuab teie ilusti arvele see raha. Ja edasi on siis juba märgite siis ka, mis siin on küsitud. Ja siin on siis ka see kontaktisikute koht, kus te siis saate määrata kontaktisikud ära ja kindlasti siis on küsimusi olnud, et kas saab volitada inimest, jah, saab volitada ja see on ka see koht siis kontaktisiku juures, kuhu saab siis panna volituse. Et seal on lisakontaktisik selline koht ja siis ta toob sellise kastikese ette, mille te siis täidate. Ja siin on all lisadokumendid ja siia panete siis volituse, kui see isik ei ole allkirjaõiguslik isik äriregistris toodud isikute hulgast. Ja kui te olete siis täitnud ära omal kõik ilusti siin, mis on küsitud, näiteks ettevõtte tüüpi juurde saate siis selgitada ka seda, võib-olla miks te arvate, et te olete väike ettevõte ja lisada ka vajadusel näiteks kontserniskeemid, siis vajutate salvesta ja jätka. Ja kindlasti selleks, et te üldse pääseksite nagu edasi järgmisele sakile, nagu meie neid kutsume sakkideks, siin üleval on, te näete need sakikesed, siis peab kindlasti vajutama nuppu salvesta ja jätka. Ja kui teil on midagi täitmata, siis tuleb siia üles kohe punane kiri ja annab teile märku, et eelmisel sakil on midagi täitmata ja ta ei lase teid muidu edasi, kui te ei ole täitnud ära seda. Kas tohib küsida korraks vahele? Jah. Kui sisse logib keskkonda inimene, kes ei ole juhatuse liige ja ei ole hetkel volitatud, kas mina saan sellisel juhul alustada seda taotlust ja panna siis ise sinna selle meie juhatuse liikme poolt digiallkirjastatud dokument? Jah, saate ja sisse logida saab igaüks. Jah, saate. Palun. Ja siis teisel ongi siis projekti üldandmed, kus projekti nimi tulebki see sama nimi, mis te siis valisite siis, kui te alguses nagu selle selle projekti lõite, aga seda nime saab siis muuta ka vajadusel. Ja projekti algus, kuna tegevused ei tohi olla alanud enne seda taotluse esitamisest, see projekti algus ongi see päev, millal te taotluse esitate, näiteks esitate 17. mai, siis see ongi projekti algus. Ja praegu oleme kokkuleppeliselt teinud, et projekti lõpp on nagu 3 kuud, et siis lihtsalt, et oleks mingisugune selline kokkuleppeline kuupäev, et siis 3 kuud kuu pärast. Ja rohkem siit ülejäänud asjad, siis siin on mul tehtud selline näide, et kas te olete varem saanud siis sarnaseid tegevusi ja kui te vajutate siia
jahi peale, siis tuleb teil selline tabelikene, kus te siis saate täita. Mina siin tõin näiteks näite, et olen töötukassas saan siin abi. Aga kui te ei ole täitnud, siis vajutate lihtsalt ei ja siis rohkem täiendavalt midagi täita ei ole vaja. Vahepeal korra spikerdan, kas ma... Nii, ja siis on meil ilusti täidetud, vajutame jälle salvestaja jätka ja siis on teil selline leht nagu partnerid ja maksesaajaid. Partnerid ei ole meetmes ette nähtud ja see kiri, see riigi tugiteenuste keskus, nii nagu meil siin on, see on see panga saaja, et kui te olete vajutanud sinna sellesse kasti konto omanik, kellele raha soovitakse, siis see ilmubki sellesse lahtrisse. Partnerid ja maksesaaja lahtrisse ja siin nagu mitte midagi teil enam täita ei ole vaja, lihtsalt lähete edasi, salvestaja jätka. Ja siin on nüüd sisu osa, kus tuleb sellesse valdkonna kastikesse tuleb panna linnuke. See on automaatselt seal ees, väljund tuleb ka automaatselt ja nüüd te peate valima, kas te olete elamuskeskus või konverentsikeskus ja mõlemat valida ei saa. Nii et te peate siin tegevus, millele toetust taotletakse, valima ühe kahest, kas te olete elamuskeskus või konverentsikeskus. Ja nüüd siis tuleb see jutt, kus te peate siis nagu mõtlema ka natukene sisu peale. Ehk olemasolev olukord, ülevaade projekti vajalikkusest, kirjeldate siis neid COVID-i mõjusid, siis mille tõttu teil on siis nagu õigustatud seda toetust saada. Ja tegevuskoha andmed toote siis välja oma siis projekti, oma elamuskeskuse siis nime, tegevuskoha aadressi ja siis kindlasti ka kodulehe aadressi, kui on. See on eriti oluline elamuskeskuste puhul, sellepärast, et neid me ei vaata MTAK koodi järgi. Ja kui te olete selle kõik ilusti ära täitnud, siis saate jälle edasi siit minna. Ja nüüd on siis selline näitajate koht, siin on üks rippmenüü, kus te valite selle näitaja ja kirjutate teisest rippmenüüst, valite jah ja siin ka rohkem midagi täita ei ole vaja, see on nagu eeltäidetud, aga kuna meil on tegemist struktuurfondide sellise ühtse taotlemise süsteemiga, siis siin on mõningad sellised väljad, mida meie kahjuks ei saa ära kaotada. Ja siis me oleme püüdnud selle koha teile väga lihtsaks teha. Nii, ja siis kui me jõuame siia tegevuste lehele, siis siin tegevuste lehel on täpselt samamoodi. Te võtategi selle rippmenüüst selle tegevuse ja panete täpselt samad kuupäevad tegevuse alguseks ja lõpuks, mis teil oli ka projekti alguses. Et siis esitamise kuupäev ja siis see, millal siis lõpeb ja midagi muud siin ei ole vaja teha. Ei ole vaja tegevusi täpsustada, aga midagi rohkem selgitada. Ja järgmine, kus on natuke rohkem vaja mõttetööd teha, on eelarve lehekülg. Ja siin ma soovitaksin teil sellist asja, et alustage, kuigi Siim ütles optimistlikult, et meie arvutame välja teil selle 2,5 kuu keskmise, siiski süsteem ei luba teil edasi minna, kui te siia ühtegi summat ei ole kirjutanud. Me kindlasti vaatame need koos üle, kui seal on mingid vead, võib-olla sisse kogemata trehvanud, aga siin on see koht, kus teie ikkagi selle abikõlbliku summa siin selle projekti tegevuste juures peate ikkagi ise täitma. Ja need juhendid, meil on kodulehel ka selline fail nagu taotlusvormi väljad, kus on kõik siis ilusti ära kirjeldatud, kuidas te siis arvutate, kuidas täidate taotlust ja seal on siis toodud ka seda, kuidas siis arvutada välja see abikõlblik summa. Ehk kõige lihtsam siis põhimõtteliselt, kui teil on olemas 2019 aasta siis majandusaasta aruanne, siis sealt siis vaatategi seda müügitulu, jagate 12-ga, korrutate 2,5-ga ja saategi selle abikõlbliku summa. Ja kui te olete nüüd siia selle abikõlbliku summa ära kirjutanud, minul on siin lihtsalt suvaline toodud, siis need halliga väljad täituvad ise. Ehk toetlusmäär on 100% ja need teised kogumaksumus ja abikõlblik summa kirjutate siis sinna täpselt samad. Et kõik need summad on siis ühesugused. Ja oma finantseeringut meil ei ole. Nii et soovitame siis kõigepealt täita ära see tegevuse juures abikõlblik summa siin ja siis juba ülemised väljad täituvad nii-öelda praktiliselt ise.
ja muid asju täitma ei pea ja siin on nüüd see koht, millest Urve rääkis, abiliik. Ja siin te siis nüüd ise otsustate, kas te soovite riigiabi või vähese tähtsusega abi ja märgite vastava linnukese. Mõlemat ei ole vaja märkida. Ja lisadokumendid. Üldjuhul me saame 2019. aasta kinnitatud kasumi aruande kätte äriregistrist, aga siis teistel juhtudel siis lisate siia vastavad dokumendid, nii nagu teie juhtum parasjagu on. Ja siin on need ka siis välja toodud. Ja kui see osa on ka täidetud, siis me ilusti lähme siit edasi, jõuame rahastajate lehele, kus teil mitte midagi täita vaja ei ole. Lähete siit üle, sest teie oma finantseering on abikõlblik summa, et teie jääb siia 0. Läheme siit üle, valvame salvesta jätka ja nüüd on siis see esitamise leht, mis lugege siis väga hoolikalt läbi, mis siin see jutt on siis kirjutatud. Ja siin on siis kinnituste osa, kus te siis peate kinnitama siis siin toodud asju, et teil ei ole siis karistusseadustikuga karistusi, pankrotti, maksuvõlgasid, et te olete ilusti esitanud majandusaasta aruanded, et teil ei ole tagasinõudmise otsuseid ja samuti olete te teadlik ka sellest, et kui ilmnevad hiljem pärast seda, kui te olete juba raha saanud, ilmnevad mingid asjaolud, mille puhul te ei oleks tegelikult üldse õigustatud olnud sellele toetusele, siis te olete teadlik, et peate toetuse tagasi maksma. Ja kui te valite sellesse kastikesse kinnitan, siis on teil nupp allkirjasta ja esita taotlus. Ja siis ongi see taotlus esitatud. Nii, nüüd ma kappasin selle läbi. Kas kellelgi on nagu siia kohe niimoodi kõva häälega küsida midagi selle kohta, siis vaatame. Käibedeklaratsiooni, kui sa enda oma kinni paned. Jah, millal ma kinni panen? Mikrofoni. Ma kommenteeriks. Ja kohe panen. Jah, me likvideerime Kaja ära. Ma kommenteeriks natukene seda käibe teemat, et ajendas mind kommenteerima see, et kui ilmneb mingid asjaolud, et toetust ei oleks pidanud saama, siis võidakse see hiljem tagasi küsida. Et palun kontrollige nüüd, ka te ise teate, kas majandusaasta aruandes käibenumbrid lähevad kokku käibemaksudeklaratsioonidega, mida te olete Maksu- ja Tolliametile esitanud. Et see on teile endale ka kindluseks. Me täiesti loodame, et see nii on ja te olete seda teinud, aga võiksite korra seda ka kontrollida, et meil ei oleks pärast kellelgi mingeid halbu üllatusi. Rohkem ei ole praegu mul kommentaare. Aga võib-olla siis meie poolt ongi kõik või kui tea midagi veel tahab öelda, et siis järsku on küsimusi, siis ma midagi vastasime ka nüüd chatis, aga osa vast jäid vahele vastamata. Käega ei ole praegu keegi märku andnud, siin on päris mitu küsimust on tulnud. Alar tõstis käe ja kuulame. Tervist, Alar, minu nimi Super Skypargist. Mul on üldine küsimus, et arvatavasti selle meetme tingimus hakati paika panema siin juba märtsikuus, kui eeldati, et kogu see piirangut lõpetatakse aprillikuuga ära. Ja nüüd pikendati neid elamuskeskuse piiranguid veel terve maikuu ja tänu sellele nüüd EAS-i meetmes suurendati toetuse summat 1/3 võrra. Kas nüüd selles meetmes ei ole mitte sama, sest et ma ütlen ausalt, ega see 1,5 miljonit on niivõrd väike summa, sest kui eelmine aasta samamoodi läbi EAS-i oli see turismiatraktsioonide toetus, siis oli maksimumsumma 50 000 eurot toetuseks ja see märgiti täis 30 minutiga. Aga nüüd on lisaks veel juurde tulnud konverentsikeskused.
et EAS-i toetusele anti raha juurde, kas antakse ka Kultuuriministeeriumi toetusele raha juurde? Aitäh. Hannus või Merle, järsku teie oskate kommenteerida, meie nüüd toetuse maksjana väga ei oska. Minu teada, mina ei oska seda kommenteerida selles mõttes, et kuna lisaeelarve on võetud sellise ühtse paketina vastu, siis ma ei ole kursis, kui nagu jooksvalt see suurendatav, vähendatav on, aga see on hea küsimus. Ma panin juba kirja ja uurin ka seda. Ja meie oleme siin töö käigus ka saanud niisuguse teadmise, et tegelikult ega me keegi ei tea, kui palju meil neid elamuskeskusi olla võib. Et väga selget numbrit ei ole arvamust, ainult on arvamused. Et kui palju taotlejaid on. Aga seda võiks küsida ju EAS-i käest, kes eelmine kevad tegi turismiatraktsioonidele meetme. Nii EAS on kindlasti siin on olnud kaasatud ja kui ma saan sellest küsimusest aru, et on nagu mure, et võib-olla jääb sellest rahast väheks, siis sellele on vastus see, et kindlasti vaadatakse üle nii jooksvalt kui ka pärast seda toetuse väljamaksmist, et kas me täitsime ära need vajadused, kas läks üle, jäi vähemaks ja tehakse need korrektuurid vastavalt. Kindlasti meie teeme kas või igapäevaselt kokkuvõtted taotluste arvust ja taotluste summast ja edastame ja kindlasti Kultuuriministeeriumiga saab need ka läbi arutatud. Ma võib-olla täiendaksin ainult veel seda EAS-i kontekstis seda küsimuse vastust, et jah, et EAS-il on olemas tegelikult päris hea ülevaade, et kui paljud turismiatraktsioonid said möödunud kevadel ja suvel sealt toetust. Kahjuks on need numbrid on siiski, nad ei ole nagu praeguse konteksti üle tõstetavad, sellepärast, et turismiatraktsioonide meede oli ikkagist väga selgepiiriline selline turismimeede, et praegu tuleb tegelikult üsna laias mahus sisse nagu ka kogu muu meelelahutus ja nemad ei ole meil välja võetavad EMTA-koodide alusel ega ei ole ka väga kuskilt riiklikest registritest seda sellist väga head pilti nagu võimalik saada, et sellepärast jääb see võib-olla natuke raskesti prognoositavaks, kui palju neid taotlejaid nüüd on. Aitäh, Kati, nii oli jah. Siis on siin veel vastatud juba küsimustele ka. Võib-olla, kas kellelgi on veel käe tõstmise soovi? Või kas keegi tunneb, et tema chatis esitatud küsimus ei ole vahepeal saanud vastust? Selle võib ka julgelt uuesti siia kirjutada. Alustamise algusest, kui teenust osutatakse nii, et klient eelnevalt registreerib külastuse, kas siis toetust ei saa? RTK-le ma saan siin. Kui klient, kas on mõeldud seda, kui eelnevalt registreerib, siis talle, me võib-olla ei saa küsimusest aru, kas see on elamuskeskusest, mida selle küsimuse all silmas peetakse, palun, selgitage. Kas ma võin täpsustada siis häälega? Ja, palun. Ma pean silmas seda, et kui on selline teenus, et kus nagu klient ei saa
suvalisel ajahetkel sisse astuda, vaid ta peab eelnevalt kokku leppima oma tulekuu. Et kas siis sellisel juhul, noh, ütleme, ma saaks talle ka pileti siis ju müüa nii-öelda või mis asi see pilet on, et kas sellisel juhul ei saa teenust või kas see kriteerium on selline, et ma pean olema tõesti mingist kellast mingi kellani lahti või võin ma näiteks ka eelnevalt kokku leppida aja, lepin kokku, tulen, maksan tasu, saan teenuse, et kas selline elamus, näiteks põgenemistoad oletame, et kus tegelikult ei ole nii, et ma võin sisse astuda ja kohe teenust tarbida. Et eelnevalt ikkagi lepitakse kokku või registreeritakse see tulek näiteks mingi internetilehe kaudu, et kas sellisel juhul see teenusosutaja ei kvalifitseeru elamuskeskuseks? Kati vastab. Ja ma hea meelega kommenteerin, et sellised elamuskeskused nagu need mängu- ja põgenemistoad ja kõik muud sarnased, et tegelikult nad peaksid kvalifitseeruma. Oluline on ju see, et seda teenust on avalikkusele pakutud ja seda ka välja kommunikeeritud, et mõistetavatel põhjustel tuleb mingisuguseid kas mänguaegu või radu broneerida, et see ei muuda seda elamuskeskust, et ta enam ei ole avalikkusele kättesaadav igal ajal, vaid me tegelikult saame aru, et osasid teenuseid peabki broneerima. Aga seal on mõte olnud see, et see külastuskeskus või elamuskeskus ei tegutse siis nagu nii-öelda, et on aasta ringi kinni ja siis keegi tellib mingi eraürituse ja siis nagu tehakse nagu selleks puhuks nagu ekstra lahti, et siin on mõeldud pigem, et sellist asja ei ole. Et ikkagist pidevalt tegutsev ettevõte, jah, et kui seda ruumi on vaja broneerida, et jaotada külastajate vooge, et siis see on täiesti okei. Loodetavasti vastas küsimusele. Siin löön korra 2 kärbest 1 hoobiga, et siin selle määruses on tõesti ka kirjas, et seda ei kohaldata taotlejatele, kellel on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirangute tõttu, eks need COVID-i piirangud 2021 aasta lisaeelarve vahendite arvelt toetust makstud teiste toetusmeetmete raames, siis tähendab, et just igasugused kriisiabi meetmed siis sellel voorus välja arvatud töötukassa oma välistavad 11, ehk siis saate ühest taotlusvoorust ikkagi taotlust küsida. Küll aga saate näiteks praegu, kui on näiteks erakultuurikorraldajate voor, kui arvate, et siit on võimalik saada siis suuremat toetust, saate võtta erakultuurikorraldajate voorust oma taotlust tagasi ning esitada siis siia. Just, et taotleda saab, aga peate lõppude lõpuks valima. Samuti MTÜ-de ja sihtasutuste kohta, et väga lai küsimus, aga kõik nagu Kultuuriministeeriumiga seotud meetmete info leiab, panen kohe selle lehe ka siia, kriisiabi leht on ning sealt leiab endale sobivad riigi osalusega sihtasutuste meede on tõenäoliselt järgmisel nädalal avanemas. Et selle kohta tuleb info ka peagi. Ja EAS-i meetmed on ka EAS-i kodulehekülje pealt kõik kättesaadavad. Kui valite märksõna COVID, siis sealt ka saate kätte kõik. Ja ütlen juurde, et EAS-i meetmed samuti välistavad kultuuriministri määruste alusel taotlemised. Samamoodi tuleb teha valik, et taotleda saab ilmselt nagu mõlemast kohast, aga määruse tingimuses on kirjas, et saada võib ühe toetuse. Et tehke siis oma teadlik valik. Õnneks on, et taotlemise perioodid on kattuvad, et on lihtsustab valiku tegemist. Just. Selle eesmärk on siis see, et see on klassikaline avaliku raha jagamise küsimus, et ühe tegevusest mitmest kohast korraga, et ei oleks kattumist.
see on selle eesmärk. Ja kui arvestuse aluseks on ka mingi perioodi käive, siis tegelikult seal käibe hulgas võib olla nii seda kui teist, et tegelikult ei ole välistatav need erinevad käibeliigid, et arvad, et see on nagu täiesti mõistlik, et siis saab valida ühest kohast selle saadava toetuse. Siis käsi praegu ei ole. Kui mitmed ettevõtted taotlevad mõlemas meetes, siis tekib ju ületäituvus. Võib-olla sa oskad siin selgitada seda, et kui tekib see olukord, et annad mitmesse kohta nii-öelda sisse, et kuidas see valiku tegemine, kuidas see protsess võiks välja näha, milline see võiks olla? Ega me seda väga ei ole mõelnud, et tegelikult kui meile esitatakse, siis ikkagi toetuse taotleja võiks olla eelnevalt selle eeltöö ära teinud, et ta esitab siis ikkagi selle taotluse sinna, kust ta soovib seda saada, vaadates siis eelnevalt sisu muidugi, kas ta sobib sellesse tegevusse ja vaadates ka üle, ma arvan, mis ei ole ka mitte oluline, need toetuse summa, kui palju mingisugusest meetmest on võimalik saada. Teine asi, kui tõesti on ühesugune toetuse arvestamise suuruse metoodika, näiteks nagu meil siin on, et 2,5 kuu eelmise või 2019. aasta majandusaasta kasumiaruande müügikäibe rida, siis kui see annab näiteks rahaliselt paremad tulemused, siis võib ju jätta mingisugune teine meetmest taotlus tegemata, kui näiteks on võimalik mitmest korraga teha sisulise poole pealt. Et see on meie kommentaar. Ma panen kinni kohe. Ma kommenteeriks nii palju, et taotlusvormis on tegelikult võimalik kommenteerida seda, et ma olen taotlust taodelnud ka teisest, näiteks samaaegselt teisest meetmest. Et seda on võimalik taotlusvormiga lisada kommentaari ja siis me saame ju enne otsuse tegemist küsida, et mis te siis olete nüüd otsustanud, sest on õige, et siin on see küsimus, et kui nüüd mõni loobub sellest elamuskeskuse meetme taotlusest, et kas siis ülejäänud raha läheb teiste vahel jagamisele, et meie tahaksime ikkagi ju teada selle otsuse ju enne seda, kui need otsused tulevad, sellepärast, et otsused teeme sellepärast, et see on jah, tegelikult halb olukord, kui me oleme kõik otsused ära teinud ja selle nii-öelda oletame, et ongi see situatsioon selline, et taotlejaid on rohkem, kui meil on vahendeid, me oleme siis nüüd selle proportsionaalselt kõikidel vähendanud ja siis järsku keegi ütleb, et teate, ma ei tahagi seda, et siis tegelikult see on halb olukord. Siis tuleks katkestada taotlus vahetult. Jah, et siis, kui see otsus on ikkagi ära tehtud, et siis kas siis katkestada see taotlemine või et anda meile ikkagi võimalusel võimalikult ruttu teada see, et mis see otsus siis on tehtud. Sellepärast, et ega siin ei ole ju selles mõttes mingit konkurssi, et kui sa ikkagi vastate kõikidele kriteeriumitele, siis te selle ju raha saate, et nagu karta seda, et äkki ma nüüd siit nagu raha ei saa, siis see nagu ei ole tegelikult ju selles mõttes asjakohane, et te ikkagi ju, kui te vastate nendel tingimustel, siis te selle raha ju siit saate, et te peate ikkagi soovitavalt ikkagi enne ära otsustama, millise meetme tingimused on teile nagu kõige sobivamad ja tegema selle järgi siis valiku. Lisaks mulle tundub, et võib-olla siinkohal on ka asjalik, kui siis nüüd nii RTK menetlejad kui EAS-i menetlejad natukene ka seda infot vahetavad, et mitte nagu seda taotleja sisulist ja sellist, ütleme sellist konfidentsiaalset infot, aga lihtsalt nagu äriühingute nimesid, et kes selle taotluse on nende vooru esitanud, et lihtsalt kas seal on nagu kattuvused, et see aitab tegelikult juba ennetada seda,
et ei pea tegema nagu ütleme ekslikel alustel otsuseid ja teine asi, et ei peaks kellelgi seda toetust ka hiljem tagasi nõudma, sest kui nüüd ettevõtja peaks saama mitmest kohast selle toetuse, siis ta peab arvestama sellega, et selle vea ilmsiks tulekul ta peab selle tagasi maksma ja seda me ju tegelikult ka keegi ei taha, et püüab jah niimoodi ennetada siis menetluse käigus, et sellised teemad üldse võiks tekkida. Siinkohal julgustaks ka nii menetlejatega kui ka organisatsioonidega ühendust võtma jooksvalt, suhtlema erinevaid küsimustele, me kindlasti vastame loomulikult ja ka ametnikud omavahel suhtlevad, nagu ka eelnevalt mainitud, et just. Jah, et siin on nagu küsimus selles, et ei saa ju välja arvutada. Tegelikult te saate küll välja arvutada oma toetuse summa. Te panetegi maksimumi. Selle, mis teil tuleb, selle müügitulu pealt see maksimum, mis te võite saada. Jah, 150 on, tähendab jah, muidugi selles mõttes. Teie jaoks maksimum võib olla rohkem kui 150 000, aga maksimum 150 000 te saate panna, et mille te siis sinna eelarvesse panete. Ja meie ise pärast vähendame seal taotluses need eelarveid. Et proportsionaalne jah, et meie ise teeme selle proportsionaalse vähendamise ja kui see jääb siis alla 500, kui muidu te võib-olla alla 500 euro taodelda ei saa, aga kui siis sellisel juhul jääb see summa alla 500, siis te saate ikkagi selle summa kätte. Ja proportsionaalsest vähendamisest anname teile teada. Ja me ikkagi ju informeerime sellest, et nüüd on see proportsionaalne vähendamine, et te saate nagu seda teada. Kas te siis informeerite ka sellest, et mis ulatuses see proportsionaalne vähendamine võiks nagu tulla? Ikka me informeerime ja. Et teie ei pea nagu muretsema selle pärast, et ei saa välja arvutada seda ületäituvust või midagi. Te ei pea üldse selle peale praegu mõtlema. Teie arvutate välja oma summa selle 12 kuu müügitulu korda 12 korda 2,5 ja panete selle summa sinna eelarvesse. Kui see on üle 150 000, siis kirjutate sinna 150 000 ja kui see on alla selle, siis kirjutate selle summa, mis te saite. Ja rohkem te ei pea muretsema selle pärast, kas see on pool või mitu korda või mis või kuidas see on. Teie selle peale taotluse esitamise hetkel mõtlema ei pea. Meie mõtleme selle peale ise, siis kui taotlused on esitatud, siis me näeme ka 30, mis see kuupäev meil on, 31. juunil, kui see on esmaspäev, siis meie või mail, 31. mail meie võtame kõik summad kokku ja jagame siis selle 1,5 miljoniga ja sealt me saame siis selle vahe ja siis me ise teeme need arvutused ja anname teile teada siis, mis siis teie lõplikuks toetussummaks jääb. Te ei pea muretsema selle pärast, et mis ma nüüd sinna eelarvesse numbriks kirjutate. Teie kirjutate ikka selle numbri, mis teil on õigustatud nagu saada. 100%. Jah, kuni 550 000. Aga küsimus on, jah, ma saan aru, et siin on küsimus sellest, et kus on kasulikum taodelda, aga kahjuks meie ei suuda seda küll ette prognoosida, seda ületaotlemist. See on jah sisuliselt küsimus, millele praegu vastust ei ole, aga kõikide nende voorud eelarvete määramisel on prognoositud seda niimoodi, et eelarve just siis peegeldabki seda, et mis see prognoos on, kui palju siia võiks tulla. Meil on eelmise kevade sarnased kogemused, kui tehti samuti kriisiabi. Nii et jah, aga kahjuks tulevikku 100%-lise kindlusega ei näe, aga seetõttu me jooksvalt hoiamegi kursis. Aga tegelikult on ka veel, kui te nüüd EAS-i kodulehekülje pealt lähete ja teete lahti nüüd 12. mai infopäeva slaidid, siis seal slaididel on kõikide nende meetmete toetuse arvestamise põhimõtteliselt metoodika või valemid väga hästi näha, et te saate vaadata ka sealt, et mis sealt arvestades teile see eraldatav summa võiks tulla.
küsitud on see, et kas omavalitsuse loodud sihtasutus saab või ei saa sellest voorust taotleda? Riigi osalus ei saa. Ja ei saa, sest COVID läheb riigi alla. Mul on üks küsimus mittetulundussektori kohta. Seal on öeldud, et toetust jagatakse, võetakse aluseks muud tulud ja tulud ettevõtlusest, aga kui muude tulude all näiteks 2019 on saadud kultuurkapitalist mingit toetust ja midagi muud, kas siis need jäävad ka ikkagi sinna kehtima? Jaa, jäävad. Aitäh. Margol on veel käsi püsti. Mikrofon on. Mikrofon on väljas, ei kuule, aga Margol käsi on püsti küll. Ae, Margo. Jäi kogemata. Ehk jäi jah kogemata. Aga kas sa oled, Hannus, uurinud, et kas küsimused on nüüd saanud vastused? Mis siin on chatis? Praegu, mis on chatis, on minu hinnangul saadud. Kui keegi tunneb, et ei ole saanud vastust, siis loomulikult saab uuesti. Jah, jah, põhimõtteliselt seda võib isegi kaaluda seda toetlus enne lõppu, kui palju on juba taotlenud seda avaldada. Mulle on küll selge siin, et see on üks mure, mis on, ma võtan siit kaasa selle kindlasti ja ma arvan, et võiks olla tõesti hea mõte, et kui me näeme, et on ületäitumine, kui me näeme, et siin võib nii-öelda ebaproportsionaalselt kahjulik on justkui sellest voorust on ju taodelda, siis ma arvan, et on... Kas Merle osaleb praegu? Võib-olla Merle oskab seda teemat kommenteerida, ei ole vist? Merle Põld meil ei ole siin. Hästi. Siis jääb Hannus teile. Jah. Aga me saame kindlasti seda, räägime veel omavahel läbi ja ma arvan, me saame seda kommunikeerida. Kui on näha tõesti, et asi hakkab väga lõhkima, sest me peame ju jooksvat arvestust. Ma arvan niimoodi, et siin esimesel võimalusel selle põhimõtte teeme kindlaks ja paneme voorud lehtedele. Tuleb ilusasti välja häälida see, et kui tuleb, on oht nii-öelda, et tuleb suur ületaatlus, siis me käitume niimoodi või naapidi, paneme selle üles ja see tähendab, et kõige täpsemat infot jälle saab sealt meie Kultuuriministeeriumi kriisiabilehelt ja kindlasti see peegeldub siis RTK lehel ka kindlasti. Aga see on hea tagasiside ja võtame kiiresti arvesse. Margo. Ma väga vabandan, mina olen see Margo, ma ei saanud mikrofoni tööle. Kas tohib korra küsida nüüd? Kuulame teid. Te küll kivitsete, et me ei pea muretsema, aga tegelikult ma ikkagi muretsen selle 2 meetme vahel. Selles mõttes, et lihtsalt selle talupoja arvutus, et ma kvalifitseeruksin nii samamoodi selle EAS-i oma kui ka praeguse selle, kus me oleme. Praegu mul oleks toetusesumma umbes 19 000. EAS-is ma kvalifitseerun selle turismiteenuse pakkujana, mis on see kindlaks määratud 7500 eurot. Kui me nüüd lihtsalt võtame, ma ei tea, juba selle sama meetme, et näiteks minusuguseid ettevõtteid, kellel ka oleks siis 19 000, tuleb juba 100 tükki, siis on juba lõhki.
kui tuleb 200 tükki, siis on see summa põhimõtteliselt võrdne sellega, mida ma saaksin sealt EAS-ist 7500 ja kui tuleb juba 300 tükki, siis ma olen igal juhul miinuses. Ehk siis tegelikult ja 300 ettevõtet ei ole ju mingisugune number ja sellise suhteliselt väikse toetussumma, kui me siin räägime, et maksimum on 150 000, mul oleks 19 000. Ehk siis ma ikkagi muretsen selle pärast, mida ma peaksin nagu tegema, et ma justkui võiksin siit saada rohkem, aga ebareaalne see 1,5 miljonit on ju nii väike. Jällegi, ma arvan, et see 17. mai meil avaneb see voor. Selleks ajaks on meil majade sees ja ka EAS-iga see asi läbi mõeldud ja järgmise nädala alguses selle mure kohta info tuleb voorude lehele. Ma arvan, et see on praegu see, mis ma saan lubada. Selge, tänan. Ja kindlasti on ka, ma ei väsi nagu kordamast, et see taotluse täitmine ei ole väga keeruline, et kui te nüüd näete nädala sees, esimese nädala lõpuks seda seisu, siis tegelikult saab veel enne 28. ka ühe päeva jooksul te saate ka selle taotluse veel ära esitada. Et lihtsalt selline info ka veel, et see taotluse esitamine ei võta kindlasti rohkem aega kui üks päev või ühest päevast võib-olla kõige rohkem 2 tundi. Siis on Kristiina Kütt on siin küsinud, kas on ikka kindel, et KOV-i asutatud sihtasutused ei saa siit meetmest küsida ja täpsustab, et KOV-i ja riigi asutatud sihtasutusel on ju vahe. KOV-i asutatud sihtasutus ei ole sama, mis riigi asutatud sihtasutus. Neid võetakse siiski, kui riigi asutada. Kati, kommenteerida? Ma tahtsin teha ettepaneku, et palun räägime Merlega selle läbi, sest siin võib tõesti tekkida nagu selline tõlgenduse küsimus, et me ikka tavaliselt räägime riigiasutustest ja kohaliku omavalitsuse asutustest, et veendume üle, et kas see nüüd nii on, ja siis saaks nagu anda nagu täpsema ja sellise kindla vastuse. Sest meil on endale EAS-i meetmetes ka eristatud siis riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega neid toetuse saajaid ja meie oleme seal nagu vahet teinud, et jah, ühesõnaga, et kontrollime palun üle, et kui väike kõhklus on, et tasub ikka korraks veel õigusosakonnaga üle rääkida. Kodulehekülje peale ka? Jah, me paneme siis, anname infot selle kohta. Siis kas KOV asutatud sihtasutus hallatavatel elamuskeskusele tulemas mõni uus voor? See on nüüd seotud natukene, see oleneb siis sellest täpsustusest, mis nüüd Kati ja Merle teevad, on ju, et võib-olla üldse ei olegi vajadust. Ja jällegi selle ületäituvuse küsimuse lahendame ka esimese võimaluse. No nii. No lihtsalt kommentaariks, et Kati ja Merle kindlasti arutavad, et EAS-i toetus, EAS-i infopäeval oli see ka küsimus KOV-ide kohta. EAS on seisukohalt võtnud, et KOV-ide sihtasutused on riik, aga kindlasti Kati ja Merle räägivad ja anname teada täpselt. Ja me kindlasti anname teada. Selge, aga siis tundub, et
esiteks hakkame ajaliselt nii või naa lõpupoole siin purjetama ja hetkel selliseid uusi küsimusi ei ole tulnud. Sisuliselt julgustan kõiki ka suhtlema meiega, et see infotund läheb ülesse. Salvestus läheb nii Kultuuriministeeriumi kui RTK kodulehele. Nendel kodulehtedel on olemas kontaktid, kõikide nende inimeste kontaktid, kes on selle vooruga seotud. Julgustan helistama, kirjutama, vastame küsimustele kindlasti. Ja ütleme niimoodi, et ega neid voorud saame ühesõnaga hästi tehtud siis, kui nii-öelda jooksvalt reageerime. Me oleme valmis ühesõnaga jooksvalt reageerima ka erinevatele asjadele ja saame hakkama. Aitäh teile. Varsti tulebki üles siis need salvestused, YouTube'i lingid, kindlasti meie sotsiaalmeedias saate infot kõige kiiremat. Kultuuriministeeriumi kodulehel ennem panin ka kul.ee kriisiabi 2021 tuleb kõik võimalik info kriisiabiga seotud voorude kohta tuleb sinna ülesse. See on kõige täpsem info. Ja jah, kas on RTK poolt lõpusõnu veel või paneme salvestuse kinni ja liigume edasi? Meie poolt aitäh. Me jätkuvalt ütleme, et püüame abistada ja aitäh Katile ja kindlasti me Katiga veel suhtleme, sest tõesti see mõistete pool on keeruline ja Merlega püüame ka läbi rääkida, mis me siis laseme KOV-idel, sihtasutustel, kelle on KOV loonud taodelda või mitte. Selle ka räägime läbi ja paneme kodulehele. Aitäh meie poolt. Telefoninumbrid on olemas ja kui siis 17. proovima hakkate, siis kohe, kui probleeme on, saate helistada või kirjutada, et me oma meeskonnaga aitame teid igati. Aitäh teile! Mina ka tänan ja soovin kõigile edukat taotlemist. Head aega! Head aega!